Olen 42-aastane täna ja olen sündinud ja kasvanud Tallinnas. Seal ma käisin koolis ja seal olid minu esimesed sõbrad. Ja nagu iga teinegi laps vajasin armastust ja minu pere suutis mulle seda pakkuda. Mul oli kõik olemas. Minu eest hoolitseti, mul oli kõht täis. Kuid elukoha ja kooli vahetus tekitasid noormehele kohanemisraskusi, mis omakorda tekitas probleeme nii kodus kui koolis. Olles 14-aastane oli esimene kokkupuude politseiga, millest sai alguse noormehe edasine allakäik. Teismelise poisi elust ei puudunud ka alkohol, mis viisid erinevate õigusrikkumistele. Vaatamata mässumeelsele eluviisile suutis noormees lõpetada koolid ja sõjaväe. Aga sõjaväes olles minus hakkas hoogu võtma karistamatuse tunne. Ja millegipärast ma hakkasin arvama üha enam ja enam, et ma võin teha, mida ma tahan ja ma ei saa selle eest karistada ja et ma võin igast olukorrast kuidagi nagu välja ennast keerutada või karistamatult pääseda. Ja see olukord süvenes ja pärast sõjaväge siis minnes tööle baarmeniks, ööklubidesse, baaridesse, restoranidesse aina kasvas minus ja sealt tulid mängu ka narkootikumid esimesed ja sai proovitud erinevaid asju, ekstasiid, amfetamiini, kokaiini. Ühel hetkel avastas Ragnar ennast narkootikumite ja sellega tegelevate inimeste keskelt, mis hakkas talle kahjuks meeldima. Pidev elu põletamine ja mõnuainete tarvitamine tekitasid mehele tõsise terviserikke. Palju ei puudunud surmast. Aga me olime ühes korteris ja ühel hetkel ma tundsin, et mul hakkas väga paha. Ma ehmatasin ära, et mis see nagu juhtus minuga. Ja ma siis sõitsin isegi veel kohale haiglasse, täpsemini siis Wismarisse. Ja seal ma lihtsalt läksin sinna vastuvõttu ja ütlesin, et te peate mind aitama, et mul on väga paha. Ja nad ütlesid, et aga et sa pead minema järjekorda, et siin on veel sellised nagu sina. Ja ma ütlesin, et kui te mind praegu ei aita, siis ma suren teile siia vaiba peal ära. Ja ma tõesti mõtlesin, et ma suren sellel päeval. Ja ma mõtlesin oma peas kõik stsenaariumid läbi, ja ma usun, et ma palvetasin siis Jumala poole ka, sest ma mäletan ennast mõtlevad, et kui ma nüüd pääseks, kui ma nüüd täna ei sureks, siis ma hakkaks teistmoodi elama ja siis ma jätaks kõik selle ebaseadusliku ja kõik selle halva selja taha hakkaks korralikuks inimeseks ja läheks tööle ja hakkaks ausalt elama. Ja midagi minus oli läbi põlenud, ja siis kas närvisüsteemis või ma ei oskagi seda öelda. Aga sellest hetkest siis ma pidin hakkama võtma kanged ravimeid erinevaid lihtsalt selleks, et kuidagi viisi toimida ja normaalne olla ja need olid siis erinevad rahustid ja antidepressandid ja unerohud ja see oli terve hunnik igasuguseid rohtusid, mida ma siis igapäevaselt sõin. Vaatamata hirmutavale kogemusele ei muutnud mees oma eluviisi ja jätkas enesehävituslikku elu. Teda ümbritsesid jätkuvalt kriminaalse taustaga inimesed, kelle jaoks oli aus eluviis häbiasi, sest maailmas, kuhu ta oli lasknud ennast tõmmata, kehtisid omad seadused, mille mitte täitmine võis halvemal juhul lõppeda surmaga. Ühel hetkel ma pidin lihtsalt Eestist jalga laskma, sest mu elu oli muutunud nii keeruliseks. Seda siis ühelt poolt rõhus politsei asja eest ja teiselt poolt siis igasugused erinevad inimesed,
kellega mul olid siis mingid asjad pooleli või olin võlgu jäänud või polnud suutnud siis ise oma mingisuguseid kokkuleppeid pidada. Ja ma lasin Eestist jalga ja kõigepealt Rootsi ja pärast Hispaaniasse. Me röövisime juveeli poode, tegelesime igasuguste pettustega ja olime seotud narkootikumidega, nende smuugeldamisega ja nii edasi. Ja esimest korda siis 2002. aastal sattusin siis Prantsusmaal vanglasse juveelipõröövi eest. Ja siit ta edasi läksis, et jõudsin seestpoolt näha mitmeid erinevaid vanglaid, mitmes erinevas riigis. Ja iga kord ma mõtlesin, et kui nüüd välja saan, hakkan teistmoodi elama. Elasin nagu mingisuguses fantaasias. Olles kandnud karistust erinevates Euroopa vanglates, sai mees lõpuks aru, et peab oma elu kardinaalselt muutma. Kuid selleks puudus jõud ja oskused. Oli hetki, kus mees isegi igatses, et teda arreteeritakse, et saada natukenegi rahu ja puhkust. Ja 2009. aastal, siis, kui ma vabanesin viimast korda Belgia vanglast, meid eskorditi Eestisse ja siis poole aasta jooksul ma jõin ennast nii põhja, et mul ei olnud mitte midagi. Mu pereliikmed, mis oli minu jaoks kõige raskem, ütlesid must lahti, kuigi mul on väga tore pere. Mul on 2 väga tublit venda, mul on ema, isa, kes on andnud oma parima, et mul elus kõik hästi oleks. Ja see oli minu jaoks tegelikult kõige raskem ja kõige sellisem mõjukam, et mu oma lähedased ütlesid must lahti. Rääkimata kõigest muust, ma olin kaotanud kõik, mis ma siis olin suutnud endale kokku varastada või nagu hankida. Mul ei olnud enam õiget elukohtagi ja mu tervis oli siis täiesti läbi. Kuigi Ragnar oli kuulnud oma isalt Lootuse külast ja sealsest programmist, mis aitab sõltlasel oma elu tagasi saada. Kuid sellel hetkel ei lubanud enesuhkus probleemi tunnistada, kuna ta arvas, et saab ise hakkama. Lõpuks mees ikkagi tunnistas, et vajab abi ja otsustas minna Lootuse külla. Ja ma ei teadnud Jumalast mitte midagi, ma ei tundnud teda, ma ei teadnud Jumala sõna. Ma teadsin võib-olla ainult mingid sellised rahva naeruvääristatud sellised mingid kohti piiblist, siis isiklikult Jumalat kogedes kõik minu elus ja minu mõistuses ja minu südames muutus ja ma olin olnud seal natuke aega, kui vennad küsisid mu käest, et kas sa tahad päästetud saada, kas sa tahad, et me koos palvetaksime. Soov ja igatsus muutuda ja oma elu korda seada oli nii suur, et mõistmata, miks paljusid programmis tehtavad asju tehakse, tahtis ta ikkagi kõiges kaasa lüüa. Sest nähes teiste elu muutust andis talle jõudu eesseisvateks kiusatusteks, millega tal peagi tuli silmitsi seista. Interpol tuli mind otsima siis sinna Lootuse külla ja see oli siis mingite minu vanade olukordade tõttu ja nad panid minu ette asjad ja nad küsisid, kas need on sinu asjad. Ma tundsin need ära, need olid siis minult mõni aasta enne seda konfiskeeritud asjad lennujaamas. Seal oli üks terve suur hunnik varastatud asju ja mul oli kiusatus need asjad vastu võtta. Aga midagi minus nagu rääkis vastu, et midagi minu sees ütles, et sa oled otsustanud teistmoodi elada, see ei ole sinu elu, jäta see sinna paika. Ja ma tegin nii, ma ütlesin nendele politseinikele, et need ei ole minu asjad. Ma ütlesin neile, et ma olen otsustanud teistmoodi elada. Ma ütlesin, et ma ütlen nendest asjadest lahti. Ja ma tunnistasin üles ka, et ma olen tegelikult varastanud. Sest see põhjus, miks nad tulid, oli see, et kohus ei olnud suutnud tõestada, et ma olen need asjad varastanud ja nad pidid mulle need tagasi andma. Ja nad hakkasid mind isegi veenma, et ei, et need on sinu asjad ja sul on õigus nendele ja võtta nad vastu.
aga Jumala armust ma suutsin jääda selle otsuse juurde ja isegi kirjutasin paberitele alla, et ma loobun nendest asjadest. Ja pärast seda Jumala vaim langes minu peale ja ma ei teadnud, kas nutta või naerda ja ma tundsin, et midagi läks raginal minust maha ja juba ma magasin hästi, juba ma toimisin, ma tundsin ennast hästi. Ma sain elada nagu normaalne inimene, muidugi sporti teha ja nii edasi. Et see oli lihtsalt ime, mida ma võib-olla ei oskagi nii hästi sõnadesse panna või kirjeldada. Kui ma vaatasin oma elu peale tagasi, siis mulle tundus nagu keegi teine oleks minu asemel elanud, et see tundus kõik nii tühi ja mõttetu ja ma ei tundnud nagu iseennast ära, ma ütlesin, et milleks ma nagu olen selliseid asju teinud, milleks ma olen niimoodi elanud, et ma tahtsin ainult minna edasi. Ma tahtsin Jumalat rohkem tundma õppida, tema sõna, temast rohkem aru saada, milline ta on, aru saada sellest, mida ta minult ootab ja ma mõtlesin, ma tahangi teenida teda terve oma elu. Mitte lihtsalt olla üks pühapäevane kirikus käia, aga ma tahaks midagi rohkemat, ma tahaks kuidagi ennast anda rohkem temale ja teenida teda. Ja Jumal mulle ka selleks võimalused andis. Kohe pärast piiblikooli Jumal kutsus mind siia Paldiskisse, et siin oli koguduse rajamine ja ma mõtlesin, et ma tahan aidata selles asjas ja ma tahaks ka, äkki ma saan kuskil ka käe külge panna ja ma tulin siia Paldiskisse elama. See on olnud väga eriline aeg, kõik need 8 aastat, kui ma olen siin Paldiskis elanud ja teeninud. Jumal andis mulle suurepärase abikaasa. Me abiellusime. Täna meil on 3 imelist last, 2 poega, 1 tütar. Ma olen Põhja-Eesti piirkonna praost. Ma teenin siin Paldiski koguduses. Ma käin täna 3. kursusel ülikoolis. Ma loodan see aasta lõpetada seda. Ja see on lihtsalt imeline, mida Issand on teinud, sest 10 aastat tagasi oli väga vähe puudu sellest, et ma oleksin oma elu jätnud. Ja ma olin kõik kaotanud, mis ma olin kõik kaotanud, mis mul oli. Ja täna on Jumal teinud midagi nii imelist. Kokkuvõtlikult võiks Ragnari senist elu nimetada kühtlugudest, mis esmapilgul passid väga lootusetud ja päästmatud. Aga isiklik tahe ja usk endale seatud eesmärgid ellu viia annab tulemuse. Taastatud suhted lähedastega, oma kutsumise leidmine, pere loomine, mis tema silmis on puhas Jumala arm. Jumal on ära kasutanud minu minevikku ja ma olen saanud tema armust rääkida väga paljude inimeste ellu. Issand on hea. Tulge ja maitske, ütleb Jumala sõna.